Tere, mina olen Kristira ja tahan teile täna natukene rääkida programmeerimisest ja sellest, kuidas võiks see siis algklassides just välja näha. Mis see programmeerimine üldse siis on? Wikipeedia järgi on see siis arvutiprogrammide lähtekoodi kirjutamise, testimise, silumise ja haldamise tegevuste jada. Ja kasutatakse siis lähtekoodi kirjutamiseks programmeerimiskeeli ja seda inimest, kes programmeerimisega tegeleb, nimetatakse programmeerijaks. Mis see siis tähendab? Tähendab siis seda, et programmeerija kirjutab mingisuguse programmeerimiskeeli kasutades lähtekoodi, millest siis arvuti aru saab ja oskab siis omakorda midagi toimetada ja teha. Programmeerimine tähendabki siis seda, et ma ütlen arvutikeeles arvutile, mida ta tegema peab. Et kui meie oleme harjunud sellega, et meie mõtleme sõnade ja mõistete abil ja väljendame ennast siis täpselt samamoodi, siis arvuti saab aru vaid arvude keelest. Nii et kui ma programmeerin, siis ma tõlgingi neid oma mõtteid arvutikeelde, ehk siis ütlen arvutile, mida ta tegema peab ja kasutan siis selleks arve või sümboleid, millest arvuti aru saab. Ja nüüd siis küsimus, et miks siis üldse lapsed peaksid sellega tegelema, et sõna programmeerimine enamus inimestel tekitab ikkagi hirmu, et tegemist on midagi väga keerulise, väga raskega ja miks peaksid siis üldsegi lapsed sellega tegelema hakkama. Meie oleme nüüd oma koolis Gustav Adolfi gümnaasiumis katsetanud seda 6 aastat matemaatika muusikaklassides ja selle pinnal võin ma siis öelda täiesti kindlalt, et programmeerimine ei ole midagi hirmsat, kui seda teha lihtsaid lastele sobivaid programme kasutades ja samm-sammuliselt, aga samas ma näen kogu aeg ka seda, kuidas siis lastel seejuures areneb väga hästi loogiline mõtlemine, paranevad matemaatilised võimeid. See õpetab lapsi modelleerima, probleeme lahendama ja nad saavad kogu aeg siis neid programmeerimisprogramme kasutades ise siis otsida lahendusi ja teid, kuidas siis ühte või teist programmi või probleemi paremini lahendada. Ja väga hästi aitab kujundada siis programmeerimine ka põhjus-tagajärg seost. Et kui ma niimoodi ütlen või niimoodi teen, siis juhtub nii. Ja kui ma midagi valesti ütlen, siis ei juhtu nii. Ja ma pean asju parandama või ümber muutma. Ja programmeerimise juures ongi hea see, et kui tavaliselt laps on see, kes tarbib, ta mängib mänge, mis on kellegi teise poolt juba tehtud, ta kasutab YouTube'i keskkonda, kõik on sellised asjad, mis on kellegi teise poolt tehtud, aga programmeerides saab laps siis selle kogemuse, et tema ise on see looja, kes teeb mängu või loob animatsiooni, mõtleb ise mingisuguse loo välja ja siis teostab selle arvuti abil. Ja minu arvates teadmised programmeerimisest on ka sellepärast väga head lapse jaoks, et arvuti ei ole tema jaoks enam mingisugune imemasin, kust kõik talle koju kätte tuleb, vaid et ta saab ka aru, et tegelikult see arvutil peab keegi käske kätte andma, mille järgi ta siis toimetab. Kuidas siis võiks alustada? Alustama peaks lihtsate mängudega. Selliste mängudega, mis annavad siis arvutialaseid üldoskusi ja arendavad siis loogilist mõtlemist, tähelepanu ja juba loovad ka vaikselt siis seda põhjus-tagajärg seost. Siis võiks tulla natuke keerulisemad mängud, mis on juba veidi programmeerimisega seotud, ehk siis ongi vaja samm-sammuliselt käske anda, mille järgi siis midagi toimuma hakkab. Seejärel võiks siis kasutusele võtta lihtsamaid visuaalseid programme ja siis juba veidi keerulisemaid programme. Aga tähtis on siis see, et need programmid peaksid olema tõesti lapsele visuaalselt huvitavad ja jõukohased. Nii et kõigepealt siis olekski vaja alustada mänguga, sest need mängud arendavad siis tema arvuti kasutamisoskust, et esialgu olekski hea siis mängida hiire- ja klaviatuurimänge ja siis mänge, mis on just loogika ja süsteemsema mõtlemise arendamiseks head, mis panevad last ka arutlema ja probleeme lahendama. Ja siis tulevadki sellised lihtsamad ja visuaalsemad programmid, millega saab siis kas siis joonistada, luua mingisuguseid lugusid, animatsioone, mänge. Ja kuidas siis võiks alustada? Alustada võiks siis näiteks nii, et lapsed mängivad läbi, kuidas arvutile käsklusi anda. Et üks laps on siis see, kes annab käsklusi ja teine laps on justkui see arvuti, kes hakkab neid käsklusi ellu viima. Ja näiteks siis võibki teha nii, et Juhan peab minema ukse juurest mõne
sõbra juurde ja teine laps siis täpselt ütleb, mitu sammu ta astub ettepoole, mitu sammu vasakule, kuhu ta pöörama peab, mida ta tegema peab. Ja tähtis on siis see, et see laps, keda juhendatakse, jõuab siis täpselt õigesse kohta. Aga tema astub just nimelt nii, nagu talle käskusi antakse. Et kui juhendatav ütleb valesti, siis laps ei jõua õigesse kohta. Missugused programmid siis lastele sobivad? Et meie oleme siin oma koolis Gustav Adolfi gümnaasiumis katsetanud programme Treip, Logo, Kodu ja Scratch. Et lisaks sellele on olemas veel mõned programmid, mis lastele sobivad, aga meie oleme siis teinud just selle valiku. Missugused need programmid siis on? Treip on visuaalne ja lihtne programm ja see ei eelda isegi lugemisoskust, sest seal on kujundid, sümbolid, nooled, jooned, mille abil siis laps hakkab pilte looma. Ja me oleme seda just esimese sellise kogemuse saamiseks kasutanud ja kasutame ka praegu ja see meeldib lastele ja see on neile jõukohane. Kahjuks on see nüüd tasuline ja sellepärast ei saa me siis teiste õpetajatega seda oma kogemust jagada, et meil on ta siin vanast ajast olemas ja me saame seda kasutada, aga need, kes nüüd praegu soovivad seda kasutama hakata, need peavad selle eest tasuma. Nii et näete, siin on nüüd väike näide ka selle kohta, missugune siis on Treipiga tehtud pilt ja missugused käsuread siis sinna ette järgnevad. Et siin ongi kohe näha, et see rida, mis on aktiivne, siin on ees siis selline kast ja kui siis laps need kõik nooled ja asjad sinna ritta paneb, siis tal tuleb vot selline pilt, nagu siin on. Nii, teine programm, mida meie oleme kasutanud nüüd mitte enam küll esimese klassiga, vaid juba siis teises ja kolmandas klassis on Logo. See on selline programmeerimise õppekeel, mis just lastele sobib ja see on siis kilpkonna graafika, öeldakse selle kohta, sest seal peab kilpkonnale samm-sammult ütlema, kuhu ta minema peab ja mida ta tegema peab. Ja sellega õpib laps juba selliseid lihtsamaid käsuridasid ja tsükleid, mida siis ka nendes natukene keerulistamates programmides kasutatakse. Mõned näited ka nendest, mida siis teha saab. Et visuaalselt ei ole see logo nii huvitav ja tore, kui nüüd oli Treip, aga kuna seal annab ka pilte liikuma panna korduvate tegevustega, siis ta ikkagi lastele päriselt meeldib ka. Nii, siis Kodu. See on selline uuem programm, millega laps saab ise mänge luua, et ta ei pea jällegi eelnevaid kogemusi juba omama, sest kõik on väga lihtne ja arusaadav. Tal on olemas tükid ja vahendid, taustad, tegelased ja tegevused ka ja kui ta nüüd neid omavahel seal kokku paneb, siis ta saabki ise mängu konstrueerida. Tore on ka see, et Kodu on 3D efektiga ja see sobib just siis Windows süsteemile. Sama on ka Treipiga, et see nüüd ka kõigile ei sobi ja Logo samamoodi. Nii väike näide ka. Nii et siin on siis jah selline tore tegelane, kes siis on abiks seal, on siis selline kodumehikene. Nii, Scratch on siis selline programm, mis on ka visuaalselt hästi tore ja lastele väga meeldib, aga päris väikestele ta võib-olla ei sobi, sest seal nõuab ikkagi lugemisoskust seal ka. Ja need käsud, mis seal andma peab, need skriptid, mida luua tuleb, need on natukene keerulisemad. Scratchi abil saab siis luua interaktiivseid lugusid, mänge, animatsioone ja ka kunstiteoseid. Et ta on küll iseenesest võrreldes nüüd nende suurematele mõeldud programmeerimiskeeltega üsna lihtne, aga temaga saab samas siiski väga palju teha. Ja selle pluss on ka see, et ta on vabavaraline ja sobib siis nii Mac, Windows kui ka Linux operatsioonisüsteemile. Ja siin on üks näide ka meie laste tehtud tööst, et siis selleks, et kirjutada oma nime ja et arvuti siis täpselt saab käsklused, millega ta siis kirjutama hakkab, siis näete, on kohe selline suur rida ja nii on siis tulnud lapse nimi. Et see tundub üsna keeruline niimoodi peale vaadates, aga kui samm-sammuliselt seda kõike tegema hakata, siis tegelikult see pole sugugi nii raske. Nii, nüüd vaatame, kuidas saab erinevate programmidega joonestada ruutu. Et näete, siin on nüüd logo näide. Siis logos on vaja just nimelt anda sellised käsklused, seal on omad sümbolid ja siis on vaja seal määrata ka suurused, et need on siin nüüd näha ja siis tuleb selline ruut. Treipis on siin üks selline väike joonis tehtud. Siin on siis selleks, et ruutu joonistada, on vaja sinist värvi ja ruutu. Scratchi puhul on siis vaja anda programmile sellised käsklused, et ta siis ise joonestaks selle ruudu ja näete, siin on siis see käsurida. Et kui seda juba vaadata, siis on näha, et Treip oli neist kõige lihtsam ja Scratch ilmselt natukene keerulisem. Ja kui te nüüd hakkate oma lastega programmeerima, siis tuleb meeles pidada ühte, et lapsed on erinevad ja seda muidugi õpetajad kõik ka teavad. Ja kindlasti nii nagu ka muude asjadega ei saa programmeerimisega kõik lapsed võrdselt hästi hakkama.
nii et kui nüüd seda teha, siis tuleb siis jälgida laste seda võimet ja teha nendele sellised ülesanded, et nad saaksid siis ise oma tegutsemiskiirust ja taset reguleerida. Et ülesanded peaks olema niimoodi üles ehitatud, et need, kellel siis on hea loogiline mõtlemine ja kellel seal hästi välja tuleb, et nemad jõuaksid rohkem teha ja need, kellel siis ei ole võib-olla see kõige tugevam külg, arenevad siis vaiksemalt ja saavad siis vastavalt oma võimetele toimetada. Et nende programmidega annab tegelikult päris hästi ka reguleerida seda, et igale lapsele oleks seal midagi. Ja kui nüüd need lihtsamad programmid on läbi tehtud, siis saabki juba minna päris programmeerimise juurde, et on inimesi, kes ütlevad, et ega tegelikult need programmid, mida siin lastega kasutada, et see polegi päris programmeerimine. Aga mina nendega päris nõus ei ole, et ta tegelikult on ikka programmeerimine, aga ta on just selline lihtne ja lastele sobib. Ja noh, nimetame, kuidas nimetame, põhimõte on tegelikult ikkagi väga sarnane sellele päris programmeerimisele. Ja hiljem siis, kui hakata nüüd päris programmeerimisega tegelema, siis on tegelikult hästi palju valikuid, et neid keeli on lausa mitusada ja selleks, et siis programmi valida, tuleb siis mõelda sellele eesmärgile, mida saavutada tahetakse. No ja üks võimalus, mida ka tegelikult kasutatakse päris palju ja juba ka algklassides on robootika, mis on lastele huvitav ja kus siis saab roboteid liikuma panna. Jällegi neile ise siis käsklusi anda. Nii, no siin on mõned näited ka levinumatest programmeerimiskeeltest, mida siis kasutatakse juba siis suuremate õpilaste ja päris programmeerijate poolt. Ja missugune on siis nende laste tulevik, kes hakkavad juba varakult programmeerimisega tegelema, et ei pea neist sugugi kõigist tulema edukad programmeerijad, vaid pigem on need siis tublid lapsed, kellel on hea loogiline mõtlemine ja kes mõistavad põhjus- ja tagajärg seost. Ja kindlasti tegelikult on ikkagi suurem võimalus, et sealt kasvavad ka head programmeerijad tulevikus, sest neil on juba eelteadmised ja ma kujutan ette, et ka palju suurem huvi asja vastu, kui siis, kui seda väga hilja tutvustama hakata. Ja ei olegi muud kui programmeerima, sest see ei ole keeruline ja ei ole igav, on hoopistükkis põnev ja arendav.